Heites nüüd mõjutustegevuse vallas pilgu lähitulevikku, siis järgmise aasta kevadel toimuvate Riigikogu valimistega seonduvalt võib oodata Venemaa mõjutustegevuse olulist kasvu. Kindlasti kaitsepolitsei prioriteediks on siin ära hoida mis iganes võimalik sekkumine valimistesse. Järgmiseks peatun Venemaa hübriidrünnakutel. Nüüd olukorras, kus Venemaa sellised tavapärased mõjutustegevuse platvormid nii Eestis kui Euroopas on tugevalt paralüseeritud, püüab Venemaa seda tühimikku täita just selliste kineetiliste rünnetega, sabotaaž, riiklik vandalism. Venemaa jätkas selliste rünnakutega Euroopas ka eelmisel aastal, peamiselt siis Ukraina toetamisega seotud organisatsioonide, hoonete, aga samuti ajaloo ja sümbolväärtusega objektide ja ka kriitilise taristu vastu. Selliste rünnete eesmärgiks on Euroopa riikides Ukraina toetuse vähendamine või siis ka Venemaa lootuses selle katkestamine, samuti Euroopa riikide ühiskondade häirimine ja hirmutamine.